Tere hommikust, Maiko siinpool. Et siis Tere hommikust, Maiko siin. Et eelmine nädal siis vaatasime mõjustamise ja veenmise relvi, psühholoogilisi selliseid veenmise nagu printsiipe. Et need on kõik meie nagu alateadvuses, meie sellises loomulikus, loomalikus olemises. Et samamoodi nagu on meis näiteks ema ja isa instinkt, et mõni kassi emme või koera emme võib võtta vabalt teist liiki loomalapsed nagu endale. See on sarnane selline psühholoogiline nagu käiviti meie sees, teadvustamata teadvuses, meie alateadvuses, meie subjektiivses teadvuses, kuidas iganes keegi nagu seda soovib öelda, et jälle, et igasugused erinevad autorid ja õpetlased, mentorid nimetavad neid asju nagu erinevate nimedega, aga üldkokkuvõttes ma ikkagi arvan, et see on sama. Ja kõige lihtsam öelda võib-olla on selle kohta, et teadvustamata teadvus, siis alateadvus, midagi, mis on seal allpool nähtamatu ja nagu peidus. Ja teisipidi, et naistel on hästi tugev intuitsioon. Intuitsioon on nagu teada midagi ilma aru saamata, et kuidas sa seda tead. See tulebki kuskilt teadvustamata teadvusest, see on midagi instinktiivne, kuidagi loomulik. Aga kui meil puudub nagu teadlik pagas seda seletada, ehk siis me ei ole näiteks lugenud või kuulnud selle kohta, siis me ei ole seda teadvustanud endale. Jah, vot nii. Ja need mõjustamise, veenmise relvad siis olid, kokkuvõtte on alati mõistlik teha endale, et ma tegin ühe video YouTube'i, kus ma räägin nagu õppimisest, kuidas õppida õppimist, et kiiremini ja efektiivsemalt, kuidas areneda nagu rutem edasi. Et võimalik, et ma seal ka mainisin, et on mõistlik teha alati kokkuvõte sellest, mis sa nagu õpid nädala jooksul, enda päeva kokkuvõte iga õhtu või siis hommikul alustades nagu kirja panna, mis sa täna päeval nagu tegema hakkad, mis sa korda saadad, et võrrelda enda päeva nagu eelmisega, et nad ei oleks ühtemoodi või et oleks erinevad. Et siis nädala kokkuvõte, mis sa õppisid, et sa ise näeksid, kui palju väärtust sa oled nagu tõstnud iseendas. Et mida rohkem sa nagu nii-öelda teadvustad asju, informatsiooni, tarkuseid, tõdesid, seda nagu kõrgemini sa tunned ennast. Tähendab, seda väärtuslikumalt sa ennast tunned, seda enesekindlamalt sa ennast tundma hakkad. Et ma niisama nagu nalja pärast siin neid videosid ei tee. Ma tõesti aitan ja selliste samasuguste väikeste vestlustega ma nagu toon sulle teadlikkusse midagi, mida sul on vaja teada. Et sa ennast paremini tunneksid. Et sa ennast väärtuslikumana tunneksid. Et sa avaneksid. Su loovkujutlusmeel avaneks. Et sa mõistaksid iseennast paremini inimesena, olendina siin nagu selles maailmas. Esimene printsiip siis võimalik, et ma olen järjekorra sassi. Aga et esimene siis mõjustamise, veenmise printsiip oli vastavus, kahepoolsus. Et kui meile midagi antakse, me tunneme sellist sisemist vajadust vastu nagu anda midagi. Et kui meid kutsutakse pulma või sünnipäevale, me tunneme vajadust seda samat inimest kutsuda ka enda pulma või enda sünnipäevale. Et müügis kasutatakse seda hästi palju. Antakse tasuta eksemplare, antakse tasuta koolitusi. Mina näiteks annan enda koduleheküljel
maikojohanson.com annan ära tasuta peatüki sellest enda kirjutatud raamatust. Paned enda meili aadressi ja saad tasuta peatüki. Ja kui soovid, kui sulle meeldib see esimene peatükk, siis sul on võimalus osta. Aga ma nagu ei suru sulle seda peale, et ma ei tekita nagu selles mõttes sellist konkreetset müügilehtrit, et ma nüüd näen, et tee nii või nii. Sul on see võimalikkus. Et pakutakse siis erinevaid koolitusi ja et siis nii-öelda inimesed saada aktiveerida nii-öelda ostma. Ja seda tänapäeva turustuses kasutatakse hästi palju nagu interneti müügis. Kõik need reklaamikesed, mis on, kui klikid, siis alati tuleb kõigepealt mingisugune tasuta asi. Ja siis sealt tuleb esimene opt-in page, kus pakutakse mingit pisikest toodet ja siis tuleb juba järgmine opt-in page, kus tuleb juba suurem toode ja siis lõpuks pakutakse sulle 2 või 3 tonnist mingisugust asja. Mina olen siuksed rajad kõik läbi teinud, kirja pannud, dokumentiseerinud enda jaoks, et näha täpselt, kuidas see kõik töötab. Nii, järgmine mõjustamise veenmise printsiip oli meeldivus. Sarnasus. Meile meeldivad inimesed, kes meile meeldivad. Meile meeldivad inimesed, kes on meie sarnased, keda me tunneme ja keda me usaldame. Me teeme parema meelega koostööd nende inimestega, kes on meile sarnased, keda me usaldame ja keda me tunneme. Nii et selles suhtes, miks näiteks mina siin neid videosid teen, sest ma mitte ei õpeta, ma annan endast märku, ma olen olemas. On siuke tüüp olemas, nagu Maiko Johanson. Siis sa tunned mind parema meelega, siis sa tunned mind, sest ma näitan ennast, ma räägin, mida ma tean. Sest teine asi, kuidas inimesed koostööd teevad, on, nad kõik tahavad teada, mida sa tead. Kõikidel inimestel on probleem. Ja kui sa ennast näitad, infot jagad, neid läbi videode näiteks juhendad, nii nagu mina seda teen, siis nad saavad teada ka, mida sa tead. Ja siis õiged inimesed, kellel on mingisugune teatud probleem, nad näevad, et sellel tüübil on lahendus või sellel naisel on lahendus, siis nad tulevad ise sinu juurde. Me ei pea nagu inimesi taga otsima, vaid lihtsalt ausalt, autentselt teed videosid ja õiged inimesed tulevad ise sinu juurde. Ei ole mingisugust surumist, mingisugust tagaajamist, vaid kõik voolab lihtsalt ja kergelt. Ja nii nagu elu peakski, sujuvalt, mõnusalt, pehmelt. Võt nii. Ehk siis meeldivus ja sarnasus. Nii, 3. printsiip. Sotsiaalne tõestus. Ehk siis asjad, mida teeb nagu üldsus, tunneme vajadust teha ka meie. Et kui keegi ütleb, et see on hea, ja kui seda ütleb veel mitu inimest, siis me mõtleme, et no ju see siis on hea. Ja siis me tegutseme vastavalt sellele. Kui mitu inimest ütlevad, et no seda kasutatakse jälle hästi sotsiaalmeedia, nagu sellises turunduses on seda hästi palju. Et nii-öelda need testimonialid või siis case study'd. Et inimeste siis nagu tunnustus, väikesed jutukesed ja igasugused siis nii-öelda konkreetsed isikulised nagu juhtumid, mis on või kes on saavutanud näiteks edu mingisuguse koolituse või raamatu lugedes või midagi sellist, siis see annab inimestele nagu, davai, see on good stuff, let's go, teeme, kasutame. Et sotsiaalne tõestus on hästi siuke suur ja võimas. Et mida rohkem inimesi selle maskiga siin tänapäeval ringi jalutavad, seda rohkem ka need inimesed hakkavad vaatama, et äkki tõesti on midagi. Kui tegelikkuses lihtsalt
mina ei tea, mina võin olla ikka nagu täiesti imelik ja teistmoodi ja ilmselt ma olengi, sellepärast et ma teen siin ka sellist asja, eks ole, kui palju seda teeb. Ainult 5% võib-olla kogu Eesti inimkonnast reaalselt nagu jagab väärtust teistele inimestele, mitte lihtsalt neid ilusaid fotograafi juures tehtud pilte oma koertest, kassidest, peredest, majadest ja autodest, mis on lihtsalt reaalselt sihuke tunnetada, et mingisugune enese ebamugavuse rahuldamine, et saada nii-öelda seda kerget dopamiini ja endorfiini tutskeid. Ma ei tee maha siin ja ei ole kohut mõistav. Ma olen ise ka neid asju teinud. Aga see on selline üldsuse teema. 95% teevad seda. 5% reaalselt toovad väärtust teistele inimestele. Et see, mis ma teen, see on väärtuse toomine. Kas see meeldib sulle või mitte? See on väärtuse toomine, see on teadlikkuse tõstmine. Kollektiivse teadvuse ja teadlikkuse ja alateadvuse tõstmine. See on suur töö. See nõuab vaprust, see nõuab julgust. Ja sa saad sellest alles siis aru, kui sa tegema hakkad ise. Nii et siis sotsiaalne tõestus. Mida rohkem inimesi midagi teeb, siis me eeldame, oletame, arvame, mõtleme, et see on õige teguviis ja lähme teeme ka. Me ei anna isegi nagu sekundit endale aega juurelda, arutleda, mõelda, et kas see on õige või vale. Me lihtsalt lähme teeme sellepärast, et kari teeb seda nii-öelda karja mentaliteet. Ja seda kasutatakse hästi palju ära meie vastu. Ja kahjuks enamus inimesi ei taha isegi nagu seda kuulata, et ole vait, Maiko, sa oled lihtsalt sitta kogu aeg nagu fuck off. Need inimesed, kes nii mõtlevad, on väga madalal energeetilisel nagu sagedusel. Vihkamine, kadedus, ohvrimentaliteetsus, ohvrimeelsus. See on madal energia. Näiteks võtleme nagu sarnasuse printsiibi siia samma. Kogu minu see videode teema on nagu energia, kvantfüüsika, hingelisus, vaimsus. Sarnane, tõmbab sarnast, ligitõmbeseadus, külgetõmbejõuseadus. Vihkajad tõmbavad ligi vihkajaid, võitjad tõmbavad ligi võitjaid. Armastus tõmbab armastust. Nii, me oleme siis praegu käinud läbi vastavus, sarnasus, sotsiaalne tõestus, 3 tükki on veel. Autoriteetsus. Minu nimi on Maiko Johanson. Olen kaasautor minu nimisel raamatul Success Unlimited with Maiko Johanson. Et minu raamatu ilmumist kajastati üle 200 või ligi 400 Ameerika väljaandes ja kaasa arvatud siis Foxis, ABC's, NBC's ja CBN'is. Need on siis nii-öelda see 4 kõige suurem ülemaailmne meedia kajastaja. Et seal on kõvasti seda musta eliiti ja seal on kõvasti seda valget eliiti. Nende käes on see üleüldine võim. Ma siiamaani imestan, kuidas mul see kõik õnnestus. Aga näed, mul on lubatud selline autoriteetsus. Ja mitte ainult siis mingite teiste inimeste poolt, vaid eelkõige minu enda seest. Ma tunnen seda enesekindlust. Mul on see väärtus. Ma tean enda väärtust. Ma saan seda teha. Autoriteetsus on alati sisemine ja välimine. Nii, nappuse printsiip. Et mida vähem on või rõhuda sellele või suunata sellele, et näed, meil on vähe, siis inimene tunneb vajadust seda osta. Siis ta kardab sellest ilma jääda siis. Ja meil on selline kadeduse, kiusu, jonni asi, omadus meie nagu psühholoogias, meie vaimus, hinges, meie egos, igal pool sees, läbi põimund, et me kardame asjadest ilma jääda. Isegi kui meil neid ei ole, siis me tahaksime neid. Lihtsalt, et nagu teistel on ka ja kui keegi ütleb, et tule ruttu, osta ruttu, sest et kohe on otsas, siis sa ei saagi.
siis me tunneme vajadust. Esimene reaktsioon on kohe minna ja siis nagu võtta. Nappuse printsiip. Ja kõige viimane printsiip siis on kohustus ja järjepidevus. Ehk siis, et kui me midagi lubame, kui me midagi ütleme kellegile, siis me tunneme kohustust seda täita. Kui keegi ütleb meile, palun valva mu asju, ma lähen käin ujumas ära, siis me tunneme kohustust neid asju valvata ja oleme valmis selle eest ka võitlusesse astuma, kui tuleb pätt ja tahab ära varastada. See on selline kohuse printsiip meie sees. Ja kõik need printsiibid eraldi nagu käivad koos. Et kui sa nagu hakkad neid lahterdama, vaatama, kirjutad selle mõtte lahti, arutled juurde, mõtled selle üle, nagu vaatled seda iseenda elus, enda nagu psühholoogias, õpid ennast tundma. Ma ütlen seda päris tihti enda videodes. Mida rohkem sa iseennast tunned, seda rohkem ja paremini tunned sa teisi inimesi. Mõtle, kui palju see annab reaalselt sulle väge ja võimu igas elu erinevas valdkonnas ja nagu erinevas dünaamikas iseenda jaoks nagu. Ja lisaks sellele siis aidata. Sa oled teadlik, sa oled teadvustanud nii palju erinevat informatsiooni, mis on kasulik mitte ainult sulle, vaid ka nagu teistele inimestele. Mõtle. Tihtipeale üks põhiline asi on, meil on kõigil nagu ebakindlus, ebamugavus. See läheb selle nappusega veitsa nagu kooskõlla, et ühe psühholoogilise põhivajadusega. Ehk siis nagu selline ebakindlus, samas nagu uudsus. Et tahame kogeda uusi asju, et ebakindlus selles mõttes, et kui me läheme nüüd välismaale, et siis ma olen valmis astuma sellesse uudsusesse, sellesse ebakindlusesse, et mis mind seal ees ootab. Et siis me ei julge jagada enda teadmiseid ja nagu iseennast, sest me arvame, et juba teatakse. Et kes ikka seda teada tahab või kes ikka seda kuulda tahab. See on tegelikult iseenda nagu ebakindlused. Sa oled võimeline nagu jälgima, sinu enda ebakindlused lihtsalt tahavad, üritavad sind ära rääkida, et sa jumala pärast ei teeks, et sa oleksid mugavustsoonis ja edasi mitte kuhugi ei liiguks, vaid passiksid ühe koha peal. Selle asemel, et nagu tõeliselt elada ja elada nagu seda nii-öelda hingelaulu, jagada oma unikaalset, isiklikku, ilusat, säravat häält. Kuidas iganes see siis nagu käib. Minu hääl ongi siin nagu rääkimises. Ma olen hea suhtleja, ma olen hea vestleja, ma olen hea nõuandja. See on midagi, mis tuleb mulle loomulikult. See on minu vägi, minu võim. Häält on igas mõttes, mõni kirjutab hullult fantastiliselt ilusti. See ongi nagu tema selline tugevus, mida teha. Et me ju peame leidma nagu selles elus, meie elurada on nagu kasvada, suureks saada, leida oma hääl, oma tugevus, midagi, mis meile tõeliselt meeldib, mida me kirega teeme. Ja siis me peame seda tegema, sest see pakub meile kõige rohkem rõõmu ja vabadust ja siis me teenime kõige rohkem sellega ka elatust, elame külluses. Võt nii. Et suur aitäh teile vaatamast, tänane video läks nüüd küll väga pikaks, aga see on ikkagi kokkuvõte. Ja julgelt jagage, likeige, subscribe'ige. Me kõik tunneme inimesi, kes vajavad sellist infot. Need jaga nagu enda Facebooki seinal, jaga kuskil grupis, nagu too teadlikkust. Kutsuge liituma, kasvame koos leheküljega. Et mina ilmselt ei jäta nagu seda värki, ma jätkan. Et see on ju nagu tasuta ja väärtus harimine. See on palju võimsam kui kooliharidus. Ma tean, et paljud tahaksid sellele vastu vaielda, aga kahjuks see nii on. Et kui sa õpid iseennast tundma, kui sa õpid enda psühholoogiat ja kõiki selliseid põnevaid asju,
iseendas, siis ei ole tegelikult väga kooliharidust vaja, sest et kodus õpid sa juba ju rääkima, kirjutama ja lugema põhimõtteliselt. Eks me selle mõttega jätkame sujuvalt mingisugusel ilusal päeval. Suur aitäh teile kingituste eest. See on nagu tõeliselt tänulik. See nagu näitab ja tõestab mulle, et on tõepoolest nagu mõned inimesed, kes tõeliselt väärtustavad seda, mida ma teen. Ja see on hea tunne. See on hea tunne ja see tõstab tänutunnet ja mul on selle üle hea meel. Ja seega ma tänan teid. Suur aitäh teile. Ilusat päeva jätku teile. Olge armsad, hoidke sabad rõngas. Naeratage ja lugege raamatuid. Käige jalatamas. Tõstke enda energia vibratsiooni. Me elame väga ilusal ja huvitaval ajal. Et kõigi teadvus tõuseb. Ja me saame aidata sellele kaasa, teadvustades endale seda, mis toimub. Tšau.